Elame ajastul, kus tehnoloogia võimaldab sõnumitel ületada meeletu kiirusega riigi, keele ja kultuuri barjääre. Infosõda on saanud igapäeva osaks, millest tasakaalu ning kriitilist meelt hoida on aina keerulisem. Sellest lähemalt räägib Kaitsepolitseiameti büroojuht Harris Puusepp. Välisriigi informatsiooniline mõjutustegevus, milleks võib olla valeinfo, moonutatud narratiivide esitamine, propaganda ja muu taolise eesmärk on Eesti elanikes tekitada usaldamatust Eesti riigi vastu ning külvata paanikat. Laiemalt on eesmärgiks aga Eesti ühiskonna lõhestamine ja põhiseadusliku korra ning julgeoleku kahjustamine. Venemaa on deklareerinud alalise infosõja oma huvide kaitseks. Nad käsitlevad infot kui sõjalist strateegilist instrumenti, kus operatsiooni edukus on sama oluline kui kineetilises konfliktis ehk sõjas. Nii üllatav, kui see ka pole, siis ründab vaenulik välisriik neid, keda väidab kaitsvat. Ehk peaasjalikult on Venemaa esmane sihtmärk vene keelt kõnelevad inimesed ja Venemaa soovib just neis kasvatada rahulolematust, et neid ära lõigata läänelikust vabadusi hindavast ühiskonnast. Venemaa ei soovi, et venekeelsed Eesti inimesed saaksid hea hariduse ja seeläbi ka paremad võimalused tulevikus. Venemaa soovib, et neil läheks halvasti. Lisaks neile püüavad vaenuliku välisriigi infosõdurid hirmu ja paanikat külvata, rünnates ühiskonna kõige haavatavamat osa, lapsi. Selleks näiteks on pommiähvardused ning vägivallaga hirmutamine paljudes Euroopa Liidu riikide haridusasutustes. Väärinfoga kasvatatakse usaldamatust riigi ja selle institutsioonide suhtes, mis nõrgestab inimeste kaitsetahet, soovi toetada Ukrainat nende raskes võitluses agressori vastu. Valedega looritatud Kremli narratiividega püütakse vähendada rahvusvahelise üldsuse silmis Eesti usaldusväärsust ja tõsiseltvõetavust. Seega tegelikkust moonutava infovälja mõju toob kaasa pingeid mitte ainult Eesti ühiskonnas sees, vaid ka rahvusvahelistes suhetes, tõstab radikaliseerumist ja kahjustab ühiskonna sidusust. Sellisele vaenulikule tegevusele on kaitsekilp olemas. Esmalt säilita tasakaal ja kriitiline meel. See on kõige olulisem. Infot saades mõtle alati, kelle huve sõnum esindab, kes sellest kasu lõikab, kas infot esitab usaldusväärne allikas, kas kõneleja on avalik või peidab end maski taha. Juhindu alati usaldusväärsetest allikatest, riigiametitest näiteks, kelle peamine huvi on sinu huve kaitsta. Nii väldid asjatut hirmu. Kaitsepolitsei pingutab vapruse ja püsivusega, et Eestis oleks julge elada.